Tere, armas kogudus! Mina olen Kerli, sa oled sattunud Mosaiikkogudusse. Me tervitame sellel väga erilisel päeval kõiki liikmeid ja kõiki, kes te olete täna meiega. Ja nagu te näete, me oleme täna roninud köögi poolele. Kes tahab siit tähendust otsida, täiesti leiab selle. Tänane päev on selline eriline päev, mis avab meie võimaluse tulla Jumalale hästi lähedale, Jumala köögi poolele. Ja ma loen ühe kirja kohe alustuseks. Kui sa tahad, sa võid võtta oma piibli, teha selle lahti, mõelda kaasa, sest et meil on täna Kristus üles tõusnud. Täna on ülestõusmispühapäev ja ma loen natukene selle kohta ja ma väga julgustan sind kuula, kui on piibel kõrval, võta lahti, vaata, mis sind kõnetab. Sellepärast, et ülestõusmispühade üks suur sõnum on see, et sinule isiklikult on avatud. Kõik, tee Jumala juurde sinule isiklikult, on ta kõike seda teinud ja sind isiklikult aga kõnetab. Ma loen Luuka 24, alates 36. Aga kui jüngrid seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. Ent tema ütles neile, miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? Vaadake mu käsi ja mu jalgu, see olen mina ise. Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ja luid, nõnda nagu te minu näete olevat. Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. Aga kui need rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile, kas teil on siin mingit söögipoolist? Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala. Ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega. Et kõik peab täide minema, nagu Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja 3. päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad. Ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tootuse. Teiega viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Jeesus viis nad välja kuni Betaaniani ja tõstes oma käed, õnnistas neid. Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja ta võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma ja olid alati pühakojas Jumalat tänades. See kirjakoht räägib ajast, mil Jeesus on üles tõusnud ja ilmub oma jüngritele, kes on segaduses. Ja mis tuleb siit välja? Paar väga head asja, mida me saame kaasa võtta, ma usun, või vähemalt mis minul silma jäid. Jeesus tuleb, ütleb, rahu olgu teile. Ta tuleb keset segadust, keset ahastust, keset leina, keset mingisuguseid ootusi, mida jüngrid ei tea, kas täitusid või mitte. Ta tuleb, ütleb, rahu olgu teile. Ja ta ütleb teiseks, et vaadake, see olen mina. Tulge ise, vaadake, proovige. Ja ta sööb koos nendega. Ta on koos osaduses nendega. Ja siis ta näitab ja räägib, kuidas kõik läks täide niimoodi, nagu oli ette kuulutatud. Ma ise olen ka sellel ajal lugenud just Markuse evangeeliumi läbi ja rohkem uurinud süvitsi selle kohta ja see on nii imeline, kuidas kõik läheb täpselt täide, nagu Jumal on ilmutanud. Nii sügavuti ja nii hästi. Ja mis on lõpuks eriline, jüngrid kummardavad Jeesust. See on muide esimene kord, kus jüngrid kummardavad Jeesust. Mõtle korraks enda elu peale, kas sul on olnud selliseid hetki, kus on igapäeva tegemised, töö, asjad, pere, võib-olla muremõtted ja järsku sa saad aru, midagi juhtub ja sa saad aru, et Jumal on nii reaalne, et ma praegu tahaks panna põlved maha ja öelda, et au issandale, sellepärast, et minu igapäeva tegemistes järsku midagi nii üleloomulikku sekkus. See on väga eriline koht ka, kus jüngrid on elanud, söönud koos Jeesusega, käinud koos Jeesusega ja nüüd seesama Jeesus on üles tõusnud. Ta on nende juures ja nad kummardavad põlvini maha ja ütlevad, et see on tõeline rõõmupäev, see on tõesti issanda suur tegu. Ma usun, et neid asju, mis ma välja tõin, et Jumal tuleb rahuga sinu juurde, ta tahab olla sinu juures, ta ütleb, vaata ise, et ma olen päris.
ja ta ütleb, et ta toob selle üleloomulikkuse sinu ellu. Nii et sa tunned, et ma tahan kummardada maha selle ees, mida vägevat minu Jumal, minu Jeesus on teinud. Ma usun, et see on täna meile kõigile kättesaadav. See on suur põhjus tähistada, ükskõik millised on praegu sinu olukorrad. Jeesus teeb kõik võimalikuks. Ja me saamegi siin alguses tähistada paari lauluga, me saame mõtiskleda, hõisata, tõesti elada kaasa sellele, mis eriline päev meil täna on. Ja Gabriel Ainla nüüd esitab meile 2 laulu. Jah, tere! Nagu lubatud, siis ma olen Gabriel Ainla ja ma teen teile siis 2 laulu. Esimene laul, millega ma alustan, siis on üks Johnny Cashi laul ja see on ühest albumist nimega A Believer Sings the Truth ja selle laulu nimi on He is Alive. The gates and doors are barred and all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness and rose at every sound. Half in hopeless sorrow and half in fear the day would find soldiers breaking through to drag us all away. And just before the sunrise I heard something at the wall. The gate began to rattle and a voice began to call. I hurried into the door and looked down into the street, expecting swords and tortures and the sound of soldiers' feet. There was no one but Mary there, so I went down to let her in. John stood there beside me and she told us where she'd been. She said they've moved him in the night and not on us nowhere. The stone's been rolled away and his body isn't there. We both ran towards the garden, then John ran on ahead. We found the stone, an empty tomb, just the way that Mary said. The winding sheet they wrapped him in was just an empty shell. And how or where they'd taken him was more than I could tell. Well, something strange had happened here, but I just don't know. John believed in a miracle, but I just turned to go. Circumstances, speculation couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify him and I'd seen them die. Back inside the house again, the guilt and anguish came. Everything I'd promised him just added to my shame. When at last it came to choices I denied, I knew his name. And even if he was alive, it wouldn't be the same. But suddenly the air filled with sweet and strange perfume. The light that came from everywhere drove shadows from the room. And Jesus stood before me with his arms held open wide. And I fell down on my knees and just clung to him and cried. And he raised me to my feet, and as I looked into his eyes, love was shining out from him like sunlight from the skies. Guilt and my confusion disappeared in sweet release, and every fear I'd ever had just melted into peace. Oh, he's alive. He's alive, he's alive, and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide, and he's alive, he's alive, he's alive, and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide, and he's alive, he's alive, he's alive, and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide, and he's alive, he's alive.
He's alive and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide and he's alive. Nüüd järgmine laul, mis ma teen. Nimi on siis Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Yeah, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. Yeah, when we're there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we'd first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I do see. Aitäh. Nüüd on meil suur rõõm sellest, et meie kogudusel on, mida teatada. Meil elu toimub, elu käib, nagu ka Jeesus on üles tõusnud ja tegutseb. Meil on algamas selline seeria nagu kangelase tegu või võib ka öelda peategelane. Et siin on mitmed tahud. Kindlasti juba kõigi mõte liigub kuhugi, kellel on pea Spider-Man, kellel on midagi muud. Aga me avame erinevaid tahkusid selle kuu jooksul ja kui sa näiteks täna oled esimest korda, siis kindlasti osale meie mokodes veel, sellepärast et me avame seda lugu edasi. Ja hea sõnum siin alustuseks on see, et kuidas iganes sõna kangelane kõlab, võib-olla hirmutavalt, võib-olla nii, et see on keegi teine, võib-olla lihtsalt selliselt, et mis minul sellega tegemist on, siis täna on see hea päev, ülestõusmispüha, kust me saame kogu väe ja jõu. Jeesus lihtsalt avas meile selle tee, et me saame olla kangelased, teha kangelasi, kuidagi suhestuda selle mõttega, sest meil on kõik võimalik. Lisaks täna, kuna me oleme koos, aga ka natukene eraldi, siis on meie soovitus, et sa võid panna oma ülestõusmispühadest üles videolugusid ja pilte ja kindlasti siis ka tagida mosaiikkogudus. Nii me saame näha, kuidas me veedame ülestõusmispühasid ja olla justkui rohkem koos. Veel teateid. Meil on väikesed mokod. Meie kogudus töötab niimoodi, et me saame vahepeal kokku kõik koos. Praegusel ajal kahjuks ainult teleülekandes, aga muidu ka üks kord kuus saamegi kõik kokku.
Ja vahepealsetel aegadel siis kohtume väikestes mosaiikkogudustes, mis kogunevad inimeste kodudes. Ja see ongi selline hea avatud võimalus kutsuda teid päriselt sinna, kus me veedame oma aega, oma kindlustesse, oma kodudesse. Ja seal te saate osaleda. Meil on 7 väikest mosaiikkogudust ja need kohtuvad siis eri piirkondades. Need on ka praegu teile ekraanil nähtavad. Ja julgelt võib võtta ühendust. Kui sa tunned, et sul on huvi minna vaadata, mis kusagil toimub, siis julgelt võtta ühendust. Ja need on ka need kohad, kus me siis oma kangelase tegude lugu jätkame ja edasi seda teemat arutame. Nii. Lisaks sellele saab kogudust toetada ka kümnise maksmisega. Meil on praegu ka arveldusarve number seal ekraanil olemas, mida te näete ja siis see ongi see koht, kuhu saate rõõmsa südamega anda. Kohustust ei ole, aga see on väga hea võimalus toetada, et kogudus saaks oma tööd teha. Lisaks veel see, et me ei tea küll, millal me järgmine kord täpselt kokku saada saame, aga igatahes järgmisel 25. aprillil midagi kuidagi toimub, sellest saab osa ja vahepeal saab siis käia väikestes mokodes. Ja nüüd on meil ka väike video, mis tutvustab lastetööd. Saame seda ka vaadata. Hautühi on maa seda peal, uudisest kõigile rääkima pean. Jeesus on hauast ülesse tõusnud, kõigile kuulutan ma. Jeesus on ainus pääste maailmas, Jeesus on sama eile täna ka. Jeesus on minu issand, armastab mind, tahab aidata ka sind. Hautühi on maa seda peal, uudisest kõigile rääkima pean. Jeesus on hauast ülesse tõusnud, kõigile kuulutan ma. Jeesus on ainus pääste maailmas, Jeesus on sama eile täna ka. Jeesus on minu issand, armastab mind, tahab aidata ka sind. Jeesus on ainus pääste maailmas, Jeesus on sama eile täna ka. Jeesus on minu issand, armastab mind, tahab aidata ka sind. Nii et ka lastel on võimalus osaleda, lapsi on meil palju, nendega võib julgelt tulla kogudusse ja nendel on samamoodi vahvat ja sisukat tegemist. Lisaks on meil ka veel palveõhtud reedeti kell 6 ja see on hästi kihvt koht, kus kogudus saab tulla kokku, praegu küll veebis, aga hiljem ka päriselt kokku ja tõesti kanda üksteist palves, Eestimaad palves, hoida kõike seda, mis Jumal südametesse toob, et Jumal juhiks ja see on eriline aeg olnud. Nüüd aga on minu kõrvale tekkinud üks vahva inimene. Te nägite teda, kes nägid eelmisel pühapäeval ristimisteenistusel, selline pisike erakorraline ristimisteenistus. Ja see on nii suur rõõm, kui meie perekond kasvab ühe inimese võrra. Ja täna siis natukene saab Ragnis ka avada oma lugu, sest et see on põnev ja ma usun, et see on meie kõigile elustuseks ja värskenduseks. Ja ma küsingi sult, Ragnis, alustuseks, et kui meil täna on ülestõusmispühad, terve Eesti tähistab, aga kõik ei tea, et mis selle Jeesusega täpselt on. Sina oled värskelt tulnud Jeesuse juurde. Kes oli Jeesus sinu jaoks enne ja kes on ta nüüd? No siin peaksin alustama võib-olla sellest, et ma pole kristlikust perest, mis minu taust on selle koha pealt natuke teistsugune. Kes ta varem oli, pean ausalt tõdema, et ma teadsin väga vähe, ainult seda, mis meediast räägiti, ehk siis Jumala saati, kes rääkis Jumalast ja kes löödi risti, aga see oli ka see, milles piirdus minu teadmine antud asjast. Kes ta nüüd on, ma arvan, et võin julgelt öelda, et ta on mu päästja, ta on mu uus teejuht, ma olen end kuulutanud Jeesusele, kuid jah, see on ka kõik antud küsimusele.
aga miks üldse valida Jeesus? Sinu tee on olnud ka otsingute rohke, sa oled käinud erinevaid teid pidi ja mõelnud ja otsinud, et mis see selline kandev tõde on. Miks Jeesus? Kuidas sa jõudsid just kristluse juurde ja kuidas tuli see veendumus, et see ongi see toimiv asi? Siin ma peaks natukene tagasi minema ajas, et kõik algas umbes 7 aastat tagasi, kui ma läksin Hiinasse. Ehk siis ma läksin õppima sinna natukene, kuidas öelda, need vaimseid praktikaid, võitluskunsti, idamaiseid asju. Ja ma läksin Hiinasse siis 9 aastaks õppima võitluskunsti, mida ma praktiseerisin 6-7 tundi päevas. Tegime endale natukene võib-olla liiga seal, et tulin tagasi ja algas väga-väga negatiivne periood, võiks öelda tervenisti, et mingisugused, ma nimetan seda tumedateks jõududeks, mis iganes oli, see tõmbas mu täiesti paigast ära. Mu elu muutus, ma olin järgnevad 5 aastat täiesti omadega läbi. Ehk siis mul pole selle seletust, ma ei oska ka seletada täpselt, mis juhtus, kuid pärast seda Hiinat mu elu muutus radikaalselt. Kõik muutus alles siis, kui ma esimest korda Jumala poole pöördusin. Ja ma hakkasin palvetama, ma hakkasin tema poole pöörduma ja ühel päeval see lihtsalt kadus kõik, ma ei oska seletada. Tähendab, et kõik kadus ja see olukord muutus. Et mul pole rohkem sõnu, et mu elu pöörati pahupidi. Ja tol hetkel ma hakkasin uskuma ja ma hakkasin vaikselt tasapisi Jumala tee kõndima, et kristlane ma olen küll nädal, kuid jah, see oli algus. Kuidas sul tuli see idee, et võiks Jumala poole palvetama hakata? Päris ausale siis polnud ühtegi muud lahendust enam. Päris ausale ma ei teadnud, kuhu pöörduda enam, sellepärast, et ma otsisin ravi, ma proovisin üsna kõike, et väga raske oli üldse mingisugust lahendust leida antud olukorrale. Kuid ütlen ausalt, Jumal aitas, tähendab, see töötas, ma pole muud öelda, kui et mingi jõud on olemas, mis tõesti aitab sind, et mis on sinuga kaasas ja tuleb lihtsalt pöörduda poole, tuleb leida tee temani, ma arvan. Aga minu olukord võib-olla natuke radikaalne, võib-olla niisugune keeruline, et kuidas ma jõudsin selleni, aga ma olen kuulnud, et paljud jõuavadki just raskel olukorral Jumalani, nii et mina on üks neist. Aga keegi oli sulle rääkinud või kust see idee, et Jumal üldse on keegi, kellega saab suhelda? Jaa, antud asjast ma ikkagi kuulsin ühelt inimeselt, kes ütles, et tuleb pöörduda ikkagi kõrgema jõu poole, et see ei ole tavaline asi, mis minuga juhtus, et tuleb pöörduda natuke mujale, et ma otsin nagu lahendust valest kohast. Kas sinu sellisel veel lühikesel usuteekonnal on ka juba mingeid üllatusi või selliseid avastusi koos Jumalaga olnud? Ma võin julgelt öelda, et ma tajun Jumala kohalolekut enda puhul. Ma olen endas päris palju muutunud, ma olen väga palju muutunud selle ajaga. Mitte nüüd selle nädalaga, aga nädalaga ma olen kindlasti juba loobunud ühest kindlast asjast, millest ma täpselt ei räägi, millest ma pole suutnud loobuda väga-väga pikalt. Nii et jah, muutused toimuvad ja eks ma arenen kuhugile. Kui on inimesi, keda huvitab kogu see kristluse teema, aga samas ei julge ka nagu samme sinna poole seada, võib-olla kiriku lävi on kõrge, võib-olla tundub see natuke hirmutav ka. Kas sul on midagi julgustuseks öelda, et kuidas alustada ja miks ikkagi tasub seda kõike uurida? Minu puhul oli selline lihtne asi, et minu teekond on hästi tugevalt seostunud headusega. Ehk siis headuse põhimõtted ja Jumala põhimõtted on väga head. Et ei tohi karta, ma arvan, et kui inimene usub, siis usk millesse kõrgemasse ei ole asi, mida häbeneda. Et see tuleb lihtsalt teha õige otsus õige asja jaoks ja ma usun, et kui igaüks näeb, et ta kõnnib tegelikult Jumala teed, kuigi ta aru ei saa sellest, et ta peab lihtsalt võib-olla avastama seda, et see, mida ta kõnnib, tegelikult on niikuinii Jumala tee. Et see on. Et millessegi uskuda on inimese tugevus, mitte nõrkuse näitaja. Just, täpselt. Ma küsiks veel lõpuks, et kui sa saaksid nüüd ajas tagasi vaadata, teades seda, mida sa praegu tead, kogedes Jumalat, nagu sa praegu koged, mida sa soovitaksid näiteks 20-aastasele Ragnisele? Esialgu, et ma ei läheks Hiinasse ja võib-olla, et alustaks Jumala teekond natuke varem.
Aitäh sulle, see on väga eriline tunnistus. Me kogudusena kindlasti saame kanda Ragnist palves, kuulda veel rohkem tema teekonnast, aga praegu me võtame Ragnise vastu koguduse perekonda. Kutsun Toomas Vardja selleks siia ja õnnistame teda koos. Oleme koos sellel hetkel. Ja nüüd me palvetame Ragnise eest ja kui sina vaatad, siis ma palun, et sa sirutaksid oma käe arvutiekraani poole ja sa lihtsalt praegu palvetaksid Ragnise eest, et Ragnis vajab meie ees palvet, ta vajab, et me võtaksime ta oma perre vastu, aga ta vajab jätkuvalt meie palveid. Nii et su palve on väga oluline praegult. Jeesus, aitäh sulle, et sa oled lubanud minul kohtuda selle mehega, aga paljudel meie seast ja tema lugu on äge ja põnev, aga samas hirmutav lausa. Ja Jumal, ainult sina tead, kus kohast ta on läbi tulnud ja sina oled ta välja kiskunud sellest pimedusest. Ja ma tänan sind selle eest. Ja me praegu palume, et tema edasine elu läheks hästi, et seal oleks headust. Jumal, et ta näeks head teha teistele inimestele. Ja Jumal, et tõesti see võiks olla kõndimine koos sinuga, Jeesus, et iga päev ta võiks rohkem saada sinu sarnaseks. Aga Jumal, ma praegu palun ka koguduse pärast, et me oskaksime ja oleksime proaktiivsed Ragnist armastama. Me tõesti võtaksime ta vastu oma perekonna liikmeks, et ta võib julgusega öelda, et ta Mosaik koguduse liige. Aitäh sulle. Me lihtsalt õnnistame praegult. Õnnistame Ragnist, Jeesus, sinu nimel. Amen. Palju õnne, mees. Ristimistunnistus. Aitäh. Ja lilled. Tänan ja kõigile. Pudelit ei ole, ma ennem lubasin sulle pudelit. Pudel tuleb järgi. Nii, aga aitäh. Nüüd on selline aeg, kus me saame kiita Jumalat selle eest, et meie koguduse perekond on kasvanud. See on imeline, kuidas Jumal tõmbab välja keerulistest olukordadest. Ja me saame seda teha ülistades. Tänada Jumalat, et Jeesus on üles tõusnud ja ta on toonud ühe inimese erilist teed pidi meie sekka. Ma otsustasin järgida Jeesust, mattes maha loomuse vana. Kõik vanad valed teod, patuahelad mind enam ei seo. Ma otsustasin järgida Jeesust. Su juures pole milleski mul puudu. Kui ma kõnnin surmaorus, tean mu Jumal mind ei jäta. Nüüd ülistage missandat kõigega ning tooge kiitust Jumalal, kes päästnud meid. Nii võimas on su tuli, mis kõik uueks lõi. Mul elu kinkisid, hauas tõusnud kuningas oled sa. Ma otsustasin järgida Jeesust, mattes maha loomuse vana. Kõik vanad valed teod, patuahelad mind enam ei seo. Nüüd ülistage, mis
issandat kõigega ning tooge kiitust Jumalal, kes päästnud meid. Nii võimas on su tuli, mis kõik uueks lõi. Mul elu kinkisid, hauas tõusnud kuningas oled. Issandat kõigega ning tooge kiitust Jumalal, kes päästnud meid. Nii võimas on su tuli, mis kõik uueks lõi. Mul elu kinkisid, hauas tõusnud kuningas oled sa. No nii. Teate, ma pean kohe kiirelt ühe asja ära klaarima. Ma lubasin Ragnisele pudelit ja võib-olla mõni inimene sai väga valesti aru, mida ma talle lubasin. Nii et Ragnis näite kiiresti. Ragnis sai mu pudeli kätte. Tegemist on mosaiikkoguduse pudeliga. Need on väga valitud arv ja me anname neid inimestele, kes saavad koguduse liikmeks. Nii et keegi valesti ei mõistaks. Mina olen Toomas ja täna on väga ainulaadne olukord, sest et ma jutlustan koos. Ma olen ka Toomas, tervist. Ja see on esimest korda, kui me koos jutlustame, nii et olge meile armulised. Toomas, mitmes kord see üldse sul on? See on minule üleüldse esimene kord, nii et tõepoolest, Jeesus, palun, ole mulle armuline. Igal juhul väga äge esimest korda, erinevad asjad juhtuvad esimest korda täna, nii et täna on väga eriline päev. Teema, millest me räägime, on kangelase tegu. Ja see on lahku kirjutatult kangelase tegu. Ehk me räägime sellest, kuidas kangelased tekivad. Ja ma arvan, et ülestõusmispühade puhul rääkida sellel teemal, see on väga kohane. Et Jeesus oli kangelane ja tema tegu oli kangelane, aga jah, me tahame rohkem süvitsi minna, kuidas kangelased tekivad. Aga üks asi veel, mis on oluline ennem teada, kui me läheme edasi, on see, et sa otsiksid välja oma piibli. Et täna tuleb päris palju erinevaid kirjakohti, mida me tahaks, et sa loeksid kaasa. Ja need kirjakohad ei tule ekraani peale, nii et kui sa tahad neid kaasa lugeda, nad tulevad väikselt salmid, aga nad ei tule terve kirjakoht, on ju, Aindu, jah, annab mulle teada, et need ei tule ekraani peale, nii et tulevad salmid. Aindu, kas tuleb? Kõik suured, pikad kirjakohad. Väiksed kirjakohad, seda ma tahangi öelda, et väike kirjakoht tuleb, et salmi pealkiri tuleb, aga kirjakoha sisu ei tule ekraani peale, nii et sa pead otsima oma piibli välja ja kaasa lugema. Aga enne veel, kui me läheme jutluse juurde, siis ma lihtsalt palvetaksin, et see Jumal juhiks seda jutlust ja Jeesus, ma tulen sinu ette praegult ja me lihtsalt palume, et sina kõnetaksid. Jumal, see on sinu kogudus, sina ehitad seda ja me palume praegult, et need asjad, mis peavad meelde jääma, jääksid meelde ja need asjad, mis peavad saama ära pühitud, läheksid nagu ei olekski neid räägitud. Ja me lihtsalt palume, et pühavaim, et sa puudutaksid inimeste südameid. Jumal, kui keegi vaatab meid täna esimest korda, ta ei tea midagi kristlusest, siis ma palun ka, et sa võiksid tema südant puudutada ja ta võiks sind leida. Jeesus, aitäh sulle ja me anname selle jutluse ja ülejäänud osa ka veel sinu kätte. Amen. Amen, amen. Niisiis, hakkan pihta.
mida tähendab sõna kangelane, esiteks, räägiksime võib-olla sellest. Eesti keeles on tegu üsnagi veidra sõnaga, esiteks võib-olla sellepärast, et ta sarnaneb sõnale kangekaelne ja samuti selle sõna kangelane tüvi. Sõna tüvi kange tähistab siis midagi, mis on kas kontsentreeritud või jäik. Ja mõne jaoks võib-olla ongi arhetüüpne eestlane selline kange tegelane, et kange kui põhjamaine pakane või kange kui karastatud teras või kange kui Kagu-Eesti puskar. Tänu Jeesusele seda ma enam pole tükk aega proovinud, aga õige kangelane tegelikult on õige kangelane või teisisõnu ka sangar, on pigem positiivne karakter. On keegi, kes on sooja südamega, on teeniva iseloomuga ning väga eeskujulike kommetega. Ning kui me räägime kristlikust kangelasest, siis kristliku kangelase tunnusteks kindlasti on vaimuviljad, mis on üles loetletud Galaatlaste kirjas 5. peatükis. Loen nad kiirelt ette, need on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus või võib öelda ka kasinus selle kohta teistmoodi. Aga kangelased lisaks nendele omadustele on ka veel julged. Nad on põhimõttekindlad, nad on õppimisvõimelised ja õige kangelane ei oota ega eelda, et ta oma kangelastegude eest saaks mingit tasu või isegi tunnustust. Et kangelane ei tee kuidagi teiste heakskiidu pälvimise pärast oma tegusid, kui siis ainult Jumala heakskiidu nimel, eks ole. Aga milline on siis kangelane? Kui me vaatame näiteks Vana Testamenti, siis Vana Testamendi lugudest on Joosep üheks heaks näiteks kangelasest. Ja räägime siin natuke Joosepist. Joosep oli esiteks kannatlik Jumala tõotuste suhtes, et kuigi Jumal oli ilmutanud talle juba varajases nooruses, et temast saab valitseja, siis pealt näha liikus tegelikult Joosepi elu hoopis teises suunas. Et vennad tahtsid ta ära tappa, siis ta müüdi orjaks, siis ta veel läks vangi, et nagu absoluutselt ei liikunud asi kuidagi selles suunas, et ta valitsejaks pürgiks. Aga ometi oli Joosep väga kannatlik ja Piibel ütleb, et issand oli Joosepiga ja kõik, mis Joosep tegi, lasi issand korda minna. Kas siis Joosepil lihtsalt vedas tohutult? Ma pigem usun seda, et Joosepi ustavus ja tema kuulekus tõid kaasa issanda soosingu ning siis Joosepi kannatlikkus ja tema isetus võimaldasid tal hakata arenema kangelaseks. Et ilmselgelt nagu kõik kangelased või enamik vähemalt, siis ta ei sündinud selleks nii-öelda oma valmis kujul, vaid ta pidi selle protsessi ikkagi läbi käima ja arenema kangelaseks. Ja võtame Piiblist mõned näited, ütleme siis tema kannatlikkuse, ustavuse ja kuulekuse kohta. Näiteks 1. Moosese raamatu 39. peatükis 10. salmis, ma lihtsalt räägin, mis see salm ütleb seal, siis Joosepi nii-öelda omaniku või siis ülemuse ehk siis Potifari naine käis siis järjepidevalt iga päev Joosepit meelitamas, et tood oleks temaga voodisse, et kuna Piiblis on kirjas, et Joosep oli nägus ja jumekas meesterahvas, siis nii-öelda bossi naine pani silma peale. Aga täpselt sama järjepidev, nagu proua oli siis Joosepi meelitamises, Joosep oli ise ka täpselt sama järjepidev keeldumises ja pidevalt keeldus. Ja miks ta keeldus? Mitte sellepärast, et ta kartis bossi ees või et tal oleks nii-öelda kartus, et boss karistab teda, vaid ei. Joosep ütleb selgelt, et ta ei taha teha pattu Jumala ees. Järelikult Joosep tahtis olla Jumalale kuulekas. Ning hiljem, olles siis 2 aastat vangis olnud, olid Joosepi silmad endiselt issanda peal. Ning nüüd võite võtta oma piiblitest lahti 1. Moosese raamatu 41. peatüki. Seal siis juttu on sellest, kuidas Vaarao kutsub siis Joosepi enda juurde, et enne
lugu käis siis nii, et Joosep oli seletanud unenägusid siis Vaarao joogikallajale ja pagarile ja siis joogikallaja lubas, et kui ta saab vangist välja, siis ta mainib Vaaraole Joosepit, aga muidugi see vend unustas ära, eks ole, et Joosep seal on. Ja hiljem, siis 2 aastat hiljem, Joosep oli ikkagi veel vangis olnud ja siis Vaarao nägi unenägu ja tuli joogikallajale meelde, et mingi mees Joosep oli, et ma vist lubasin talle, et ma kostan tema eest Vaaraole ja siis Vaarao ühesõnaga kutsub Joosepi enda juurde. Nii ja ma loen siis 1. Moosese 41 ja salmid 15-16. Ja Vaarao ütles Joosepile, ma nägin unenäo, kuid keegi ei oska seda seletada. Aga ma olen kuulnud sinust räägitavat, et kui sina unenägu kuuled, siis sa seletad selle. Ja Joosep vastas Vaaraole öeldes, mitte mina, küllap Jumal annab Vaaraole õige vastuse. Pange tähele, et kuigi Vaarao kuuleb siin seda unenäo seletust, mis siis järgneb sellele kirjakohale, Vaarao kuuleb seda seletust Joosepi käest, siis Joosep annab kogu au selle anni eest, mis tal on, annab kogu au Jumalale ja ei võta grammigi seda aud iseenda peale. Joosep tunnustab Jumalat oma anni eest. Ja nagu ütleb ka õpetussõnade 18-16, and avab inimesele tee ja viib teda suurte ette. Pange tähele, et and avab tee, aga inimene peab need sammud ikkagi ise tegema. See, et tee on avatud, ei tähenda veel, et see kodanik seal tee peal kuhugi liiguks, ikkagi ühe jala peab teise ette tõstma ja nii edasi, et sel teel edasi liikuda. Joosepi loost me näeme, et Joosepil oli julgus kasutada seda andi, mis Jumal talle oli andnud. Ning seetõttu ma ütleks, et and iseenesest ei ole palju väärt, kui inimene seda andi ei kasuta või sellega midagi korda ei saada. Julgen väita, et kangelane kasutab julgelt talle antud ande. Pange tähele, kangelane kasutab julgelt talle antud ande. Sest muidu pole neist andidest midagi tolku, kui neid ei kasutata. Ning kui Joosep oli oma suurimad teod korda saatnud ja rahva nälja hädast päästnud, siis seab ta endiselt Jumala plaani oma inimlikest emotsioonidest kõrgemale. Kui te nüüd kerite 1. Moosese raamatu lõppu, siis seal ütleb ta oma vendadele järgnevalt. Tegu on siis 50. peatükiga 1. Moosese raamatust, kui siis Joosepi vennad on tagasi Joosepi ees ja Joosep on oma aulisel positsioonil siis ja on oma kangelasteod korda saatnud, rahva päästnud, siis tema vennad kardavad, et Joosep maksab kätte selle eest, et nemad üritasid ära tappa. Ning siis 1. Moosese 50 ja salmid 20-21 ütleb Joosep siis oma vendadele, et te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks. Ja ta trööstis ning rahustas neid. Ehk siis Joosep paneb jällegi kõik au Jumalale, kuigi tal on oma positsioon käes, Jumala tõotused on käes, et nüüd ta võiks siis hakata vaikselt midagi nagu oma kangelastegude peale ka kirjutama ja inimlikult hakata loorberitel seal pikutama, et okei, et nüüd ma olen küll vahva vend, et olen kõik korda saatnud, aga ei, tema fookus on ikkagi Jumalal, tema annab kõik au ikkagi Jumalale ja lohutab siis oma vendi, öeldes, et ärge kartke. Kogu selle Joosepi loo kokkuvõtteks võib öelda, et kangelane ei allu provokatsioonidele, ei jahi tunnustust ja on kannatlik. Kristlik kangelane hoiab oma fookuse Jumala igavikulistel väärtustel. Ma kordan. Kristlik kangelane hoiab oma fookuse Jumala igavikulistel väärtustel. Aitäh, Toomas! Et minu meelest oli see suurepärane, et sa just tõid välja, et kes see kangelane on. Et mulle läks väga korda see, et sa nimetasid, et ta on julge, põhimõttekindel ja ta ei otsi oma tegude eest tasu.
et Joosep oli kindlasti kangelane ja vahel, kui me mõtleme kangelastele, siis me mõtleme, et need ongi kuskil kas Vanas Testamendis ägedad tegelased või siis ulmefilmides Spider-Man, Superman, Superwoman, et nemad on kangelased. Aga kui sa mõtled sellele kirjeldusele, et nad on julged, põhimõttekindlad ja ei otsi oma tegude eest tasu, siis tegelikult kangelased kõnnivad meie ümber. Kangelased kõnnivad meie ümber. Kui ma mõtlen näiteks oma vanematele, siis ma alles tegelikult nüüd saan aru, et nad on kangelased. Võib-olla lapsena ma oskasin seda enam-vähem hinnata, aga nüüd ma tõeliselt saan aru, sest nad kasvatasid üles 7 last kitsastest tingimustest ennast ohverdavalt ja nad ei otsinud kusagilt selle eest kuidagi kiitust või tasu. Või siis, ma ei tea, näiteks minust, kas te panete tähele, Mart Oksa on kangelane, sellepärast et sel hetkel, kui oli raske otsustada, kas me rajame koguduse, siis tema võttis selle julguse kokku, oli põhimõtte kindel, ei otsinud selle eest tasu, ütles, et olgu, lähme. Ma ei taha üksi minna, aga kui vaja, siis lähen üksi ka. Ta on kangelane. Või siis Kesklinna Mokos, mulle meeldib öelda, et Katriin ja Marek on kangelased, sest nemad on öelnud, okei, me lähme rajame uue Moko, olenemata kui raske saab olema, olenemata kui vähe meid tuleb, aga me lähme ja teeme ja oleme ustavad. Kangelased kõnnivad meie ümber. Ja paljud kangelasi ei saa kunagi mainitud, näiteks kui mees ja naine tülitsevad, ma ei tea, kelle elust ma nüüd räägin, võib-olla räägin enda elust, aga kui mees ja naine tülitsevad, siis tihtipeale see tüli nagu kasvab ja mõlemad hakkavad oma õigust nõudma ja see võib-olla pool tundi vaidled, taaskord ei tee seda, aga meil on vahel sellised olukorrad ja vaidleme, mõlemad nõuavad oma õigust. Ja siis ühel hetkel üks pool on kangelane ja mis ta teeb? Ta ühel hetkel ütleb, et tead, ma tegelikult ei taha kakelda. Ma tegelikult lihtsalt vaidlen, sest me tahan, et me saaksime paremini läbi. Ja see kangelane jääb tegelikult märkamata. Või siis, teate, ma olen langevarjuga hüpanud ja see vajab julgust. Mõnes mõttes väga kangelaslik, aga vajab julgust. Aga palju rohkem julgust vajab see, kus sa oled kuskil seltskonnas ja seal toimub võib-olla mingi imelik vestlus, kedagi räägitakse taga ja siis on vaja julgust kangelasena öelda, et tead, ma proovin järgmise 10 minuti jooksul muuta seda vestlust selliseks, et me palvetame hoopis. Kangelane on selles situatsioonis, kes järsku julgeb öelda, et kuule, palvetame. Palvetada kellegi ees, kes kurdab, et tal on ihu häda, see vajab julgust. Mis ma tahan öelda, on see, et kangelased kõnnivad meie ümber. Aga me ei taha täna rääkida kangelastest, me tahtsime lihtsalt ära seletada, kes need on. Me tahtsime rääkida kangelaste tegemisest, sest et see on veel olulisem. Kõik kangelased pole kangelaste tegijad. Kõik kangelased pole kangelaste tegijad. Kuidas siis ikkagi kergelt teha vahet kangelasel ja kangelaste tegijatel? Ma näitan teile ühte pilti, see on pilt, kuidas Ruubi, kes on minu noorem tütar, ta on 2-aastane, lükkab Eleonorat. Et lumine väga raske on lükata, aga ta teeb seda rõõmuga, Eleonora istub kärus ja tunneb ennast hästi. Ruubi on selle pildi peal kangelane. Kas te olete nõus? On. Ma näitan teile järgmist pilti, miks ta saab olla kangelane. On see, et tegelikult ta ei jaksa seda käru lükata, sest et mina tõmban seda käru ja mina olen tegelikult selles loos mitte kangelane, vaid kangelase tegija. Seepärast, et Eleonora ei saa muffi käru, et keegi tõmbab. Tema ainult vaatab, et Ruubi lükkab. Ruubi on siin kangelane ja mina olen selles loos kangelase tegija. Paulus tuleb meelde. Paulus on hea näide Uues Testamendis, kes on kangelane. Ma loen teile 3 kirja kohta, te võite üles otsida need. Esimene on 2 Korintuse 11, 24-26. Ja see kirja kohta räägib sellest, kui suur kangelane Paulus on. Ja Paulus siin, enne kui me loeme koos seda, ma kirjeldan umbes, ta räägib, kui raske elu tal on. Ja ta räägib, ta ei taha kiidelda oma raskest elust, aga tal on selline situatsioon, kus mõned inimesed mõistavad teda hukka, et tal on kuidagi liiga lihtne see elu. Siis Paulus tahab kirjeldada, et ei ole see midagi nii lihtne. Ja me loeme 2 Korintuse 11, 24-26. Ma olen juutide käest 5 korda saanud 1 hoobi vähem kui 40
Mind on 3 korda keppidega pekstud, 1 kord püütud kividega surnuks visata, 3 korda olen üle elanud laevahuku, terve öö ja päeva olen olnud veevoogudes. Tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes. Ja sealt ta läheb edasi. Paulus kirjutab, kui raske ta elu on. No miks sa ütled, et see on kangelane, kui kellegi elu on nii raske? Me teame inimesi, kelle elud on väga rasked ja nad ei ole mingid kangelased. Aga miks on Paulus kangelane? On see, et Paulus oleks saanud päevapealt selle lõpetada, et ta elu oleks nii raske on. Ta oleks pidanud lihtsalt koju jääma, ta ei oleks pidanud Jeesusest rääkima mitte kellelegi, ta ei oleks pidanud minema uude linna, hakkama seal jälle Jumalast rääkima, ta oleks võinud kodus olla ja elada rahulikku elu. Aga ta otsustas, et hoolimata sellele, et ma pean kõike seda läbi elama, ma teen seda ikkagist. Paulus oli kangelane. Aga nüüd ma tahan kohe teise kirja koha lugeda, kus Paulus ise väljendab, et tema jaoks on kangelaste tegemine olulisem kui kangelaseks olemine. Pauluse jaoks on kangelaste tegemine olulisem kui kangelaseks olemine. Ja see on 2 Korintuse 2, 12-13. 2 Korintuse 2, 12-13. Aga kui ma Troasse tulin Kristuse evangeeliumi kuulutama ja mulle avanes uks issandas, ehk Paulus kirjeldab, et ta läks linna ja talle avanes võimalus kuulutada issandat. Talle avanes võimalus olla kangelane, aga kuulake nüüd. Ei olnud siiski mu vaimul kergendust, sest ma ei leidnud oma venda Tiitust. Ma jätsin siis nendega hüvasti ja tulin Makedooniasse. Ta ei leidnud oma vaimul kergendust, sest ta ei leidnud oma venda Tiitus. Kes teab Pauluse ja Tiituse suhet, siis Tiitus oli see mees, kellest Paulus üritas teha kangelast. Ja ta ei leidnud teda ja ta kurvastas selle pärast. Kes Pauluse elu teab, Paulusel oli üle 30 inimese, kellest ta üritas kangelast teha. Tõelist kangelast. Nii et selles loos me näeme, et Pauluse süda ei ole enam olla lihtsalt kangelane. Ta kurvastab, kui tal on võimalik olla ainult kangelane, vaid ta igatseb olla kangelaste tegija. Ja nüüd olge minuga kaasas, sest see läheb veel sügavamaks. See on 3. kirja kohta, on Tiituse 1.5. Ja nüüd te peate keskendumast, et see läheb nagu Inceptioniks. Kes on seda filmi näinud? Soovitan. Tiituse 1.5. Siin on Paulus kui kangelaste tegija, kes teeb kangelasi. See on keeruline. Kuulame kõigepealt kirja kohta. Tiitus 1.5. Ma jätsin su Kreetale maha selleks, et sa seaksid korda, mis jäi korraldamata, ning seaksid vanemad igasse linna, nagu ma tegin sulle ülesandeks. Tundub väga lihtne kirjakoht. Ei saa muhviga aru esimesel lugemisel. Ma loen korra uuesti. Ma jätsin su Kreetale maha selleks, et sa seaksid korda, mis jäi korraldamata, ning seaksid vanemad igasse linna, nagu ma tegin sulle ülesandeks. Kes on selles loos kangelased? Kangelased on selles loos need vanemad. Need vanemad, kes pidid jääma igasse linna. Need vanemad, kes pidid oma linnades kuulutama evangeeliumit, vabastama inimesi kurjadest vaimudest, tegema inimesi terveks Jeesuse väes. Need vanemad on kangelased. Kes on selles loos? Tiitus. Tiitus on kangelaste tegija, sest Paulus annab Tiitusele ülesande, et tema peab need vanemad seadma ametisse. Tiitus on siin juba kangelaste tegija. Kes on siis selles loos? Paulus. Paulus on kangelase tegija, kes teeb kangelasi. Ehk siis ta otsib inimesi, kes jätkaksid seda sama, mis tema teeb. Paulus oli võimas kangelane, aga veel olulisem oli tema jaoks olla kangelaste tegija. Paulus oli võimas kangelane, aga veel olulisem oli tema jaoks olla kangelaste tegija. Teate, me oleme kogudusega selles kohas, kus me peame ühe valiku tegema. Ja kõik, meil on 7 mokot, 7 väikest kogudust ja kõik need 7 kogudust peavad tegema ühe valiku, kuidas nad tahavad edasi minna. Sellepärast, et me oleme natukene Eestil samas olukorras, kus Paulus. Sest Paulus ajal ei olnud väga palju kristlasi. Terve maailm oli vaja veel vallutada kristlusele. Ja kui sa mõtled Eesti peale, siis tegelikult meil on suht sama olukord. Kristlasi on väga-väga vähe. Meil on vaja kiiret kasvu, kui me tahame tõesti oma elu ajal näha, kuidas see olukord võiks muutuda. Ja meil on 5 valikut. Esimene valik meie ees on, et
ütleme, ma annan 5 valikut igale mokole. Sa tahad võib-olla see moko, kus sa käid, te otsustate, et te tahate lihtsalt ära olla, kuidagi ära eksisteerida. Te tahate vaikselt edasi minna ja võib-olla ajast keegi sureb ära vanadusse, sest et olete nii kaua koos käinud. Keegi kedagi juurde ei tule, te olete vähenev, kahanev moko. Kas see tuleb kuhugi ette ka? On näha? Väga hea, ma näen, väga hea. See tundub naeruväärne selline valik üldse, aga kahjuks Eestis on palju kogudusi, kes on selle valiku teinud. Teine valik on võib-olla natuke populaarsem valik on see, et ei, me ei taha kahaneda, me ei taha kuhugi edasi ka minna, meile meeldib koos, me teeme süüa koos, me küpsetame kooke koos, me käime, reisime koos, võib-olla keegi tuleb vahepeal juurde, mõni läheb ära, aga meil on hea olla, me ei pea liialt rabelema. Jeesus on hea, kõik on tore, me oleme paigal seisev moko. See on üks valik, see on teine valik. Ja kolmas valik on see, kus sa tahad olla osa kasvavast mokost. Te tahate, et tuleks juurde inimesi, et kogudus kasvaks, Jumala riik võiks laieneda. Ja tihtipeale inimestel tundub, et need on 3 valikut, mis meil on. Aga tegelikult on 4. valik. Ja 4. valik on olla välja läkitav moko. Välja läkitava iseloomuga kogudus. Et sa tahad lihtsalt saata mingi seltskonna või inimese välja, et tema läheks ja võiks asi edasi minna, võiks kasvada, Jumala riik võiks laieneda. Ja on veel 5. valik. Ja 5. valik on olla paljunev moko. Ehk siis see on see Pauluse viimane kirjakoht. Mitte lihtsalt, et sa vahepeal saadad välja mõne inimese, vaid sa saadad välja inimese, kes omakorda hakkab välja saatma inimesi. Okei, need 5 valikut on meil. Ja teate, miks ma need valikud tõin siia? On see, et esimesel 1-3 valikut, need ei eelda uute kangelaste tegemist. Ei ole vaja uusi kangelasi, et olla esimeses 3 valikus. Kõik saab minna vanade kangelaste arvelt. Nii kaua, kui nemad eksisteerivad, kõik on hästi. Aga kui me tahame olla 4., 4. või 5. valikus, siis meil on vaja uusi kangelasi. Meil on vaja investeerida aega ja ehitada üles suhteid, et tekiks uusi kangelasi, kes viivad Jumala riiki kaugemale. Amen, amen. Tugevad sõnad. Ja kui oma osa alustuseks Toomas ütles, et kuidas see täpselt oli, et iga kangelane ei ole kangelaste tegija, midagi sellist oli, eks ole, siis mina parafraseeriksin selle väite natukene teise nurgalt vaataksin ja ütleksin, et kangelase tegu on kangelastegu. Ehk siis kangelase tegu, see, mis meil on ka teema pealkirjaks lahku kirjutatuna, on kangelastegu kokku kirjutatuna. Ja kui me vaatame nüüd sellele Pauluse saagale, millest siin Toomas vahvalt rääkis, siis Paulus oli kahtlemata kangelane ning Paulus oli ka kangelaste tegija. Aga kes oli Pauluse kangelane? Ma tsiteeriksin siinkohal Paulust ennast. Filiplastele kirjast 4.13. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Jutt on ilmselgelt Jeesusest ja paljudes inglisekeelsetes piibli tõlgetes on nimeliselt ka mainitud ära siin kirjakohas Jeesust. Jällegi, Paulus annab kogu au Jeesusele, öeldes, et kõik, mida ta suudab teha Jeesuse läbi, sest Jeesus teeb Pauluse vägevaks. Ehk siis me näeme, et siit Jeesus on justkui siis see, või mitte justkui, vaid ongi Jeesus see esimene kangelane, kellest sünnivad kõik edasised kangelased. Sest Jeesus on kahtlemata suurim kangelane. Ta loobus oma taevastest mugavustest, ta elas täielikult patuvaba elu. Nüüd piiblis on mainitud, et ka Jeesust puudutasid kiusatused, et ta selles suhtes ei olnud nii-öelda lihalikest inimestest erinev, et ta sai osa nendest kiusatustest, aga ta oli neist ka üle. Veelgi enam, ta võttis kõikide inimeste patusüü enda peale. Ta ravis terveks kõik haiged, viimsegi kui ühe haige, kes tema ette toodi, kes tahtis saada terveks, kõik said terveks.
ning ennast ohverdades ja hauast üles tõustes alistas ta surma ning läbi selle kinkis ta meile vabaduse ja igavese elu. Tõesti, tänu sulle, Jeesus, et sa end meie eest andsid. Kui need ei ole kangelasele omased teod, siis tõesti, mis veel üldsegi on? Tänu sulle, Jeesus, tõesti, et sa oled suurim kangelane. Jeesus, sa oled ühtlasi, oled sa ka minu kangelane, isiklikult minu kangelane. Sest ma võlgan Jeesusele absoluutselt kõik, mis mul on ja tegelikult rohkemgi veel. Sest oma varasemas elus ma arvasin küll, et ma olen südamest heatahtlik inimene ja ilmselt enamjaolt olin ka, aga Jeesus üldiselt laiemas plaanis minu eluviise kindlasti heaks ei oleks kiitnud. Ning samas Jeesus kui ülim kangelane oli enda tutvustamisel tõeline džentelmen. Ta ei olnud üldsegi pealetükkiv ja ta ootas kannatlikult, kuniks mina sirutasin oma käe tema poole välja. Ja siis hakkasid tõesti imed sündima, siis Jeesus tegutses kiiresti, aga ta ei olnud kuidagi ei surunud ennast peale. Tänu sulle, Jeesus, et ma saan sind kutsuda oma kangelaseks ja oma issandaks. Tänu, Jeesus. Kuid tõepoolest, Jeesus ei piirdunud ise vaid kangelaseks olemisega, vaid kõik, mis Jeesus tegi oma maapealses teenistuses, on vundamendiks, ühtlasi ka õppematerjaliks ja samas ka eeskujuks järgnevatele kangelastele. Võite piiblist ette võtta Johannese evangeeliumi 14. peatüki, salmid 12 ja 13, väga, kuidas öelda, populaarne kirjakoht. Ütlen, et sellega on kindlasti paljud kristlased ja isegi mitte-kristlased võib-olla kursis, sest et on tõesti väga palju tsiteeritud kirjakohaga tegu. Johannese 14, 12 ja 13, kus siis Jeesus julgustab jüngreid ja ütleb ta nii. Tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen. Ja ta teeb neist hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. Ja mida iganes te palute minu nimel, seda ma teen, et isa saaks kirgastatud pojas. Nii et kui sina usud Jeesusesse, siis Jeesus tõotab sulle, et sinul on võimalik teha samu tegusid, mis tema tegi ja veelgi suuremaid. Läbi selle, ma julgen väita, Jeesus tahab, et sina hakkaksid tegema neid samu kangelastegusid ja tsiteerides Jeesust veel suuremaidki. Sellest kirjakohast me veel ka siis näeme seda, mida me juba kõik teame, et Jeesusel olid jüngrid, kellest ta neid kangelasi vormis. Et kui Jeesus käis nende kõrval enne seda, kui ta ennast ohverdas, siis ta oli justkui selleks eeskujuks ja õpetaja rollis. Ta näitas ette, kuidas asjad käivad ja jüngrid ei saanud päris nii hästi veel hakkama, aga pärast Jeesuse taeva minekut, siis see kangelasteks tegemine jõudis lõpule ja jüngrid said ise hakata tegema suuri tegusid. Tänasel päeval, olevikus, oleme meie need samad jüngrid, oleme meie need samad kangelased, kellest me loeme siin Johannese evangeeliumi 14. peatükis. Meie oleme need jüngrid, mina, sina, teie, kes te aitate seda ülekannet siin edastada ja teie, kes te vaatate. Mainiks korraks veel Paulust. Jeesus tegi Paulusest kangelase. Paulus tegi Tiitusest kangelase. Tiitus siis seadis vanemaid küladesse ja nii edasi. Ning Paulus ise võtab kokku siis Jumala poolt meile antud ülesande siis teises kirjas korintlastele, peatükk 5. Võite võtta lahti Pauluse teine kiri korintlastele, peatükk 5, 18-20 on salmid. Ja siis Paulus ütleb seal nii.
see kõik on Jumalast, kes meid enesega on Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad otse, kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Minu arust need 3 salmi iseloomustavad väga hästi seda justkui tsüklilist kangelaste tegemise iseloomu või seda olemust, mida endast kujutab siis see Jeesuse eeskujul kangelaste tegemine. Et kui meie oleme tänu Jeesusele lepitatud Jumalaga, oma loojaga, oma taevase isaga, siis kuidas meie seda armastust, või ütleme nii, et miks ei peaks meie seda armastust, mille osaks meie oleme saanud, miks me ei peaks seda sama armastust jagama välja? See justkui tundub elementaarne seda teha. Ja siin on ka selgelt öeldud, et see on antud meile ametiks, lepitusametiks. Ning kui kallis vaataja, sinul peaks hetkel olema selline etapp oma elus, kus sul ei ole Jumalaga kõik asjad korras või sa vajad lepitust, siis minu süda tõesti ihkab, et sa saaksid lepitatud oma Jumalaga. Kui sul on selles soov saada tuge, saada abi, pöördu minu poole, pöördu teise Toomase poole, pöördu kellegi poole oma mokost või kui sa ei ole üheski mokost kordagi käinud, siis meie kodulehel on kontaktid olemas, võta ühendust, tule kohale, kas või online'is, nagu me praegu kokku saame. Kirjuta meil moko@moko.ee. Me tõesti kõik tahame, et kui sa ei ole lepitatud oma Jumalaga, et siis sa saaksid lepitatud. Aidates kellelgi korrastada suhte oma looja ja taevase isaga, sooritame me kangelasteo. Kui hoolitseme selle inimese vaimse kasvu eest, siis me teeme temast kangelase. Kui me õpetame teda käima Jeesuse kui nii-öelda esikangelase sõnade ja õpetuste järgi, siis me teeme temast kangelasi tegeva kangelase. Ja kas mitte see ei olegi kogu selle eelneva kirjakoha nii-öelda point või sisu, et me jagaksime välja seda armastust, millega Jeesus on meid armastanud. Sest Jeesus tahab teha sinust sellise kangelase, kes on ise kangelaste tegija. Jeesus tahab teha sinust sellise kangelase, kes on ise kangelaste tegija. Aitäh! See jutlus hakkab kohe lõppema, aga ma tahaks enne veel 2 hästi praktilist asja öelda. Võib-olla sa tunned, et sina ei ole Paulus, sina ei ole Jeesus. Kes sina oled üldse, et mingeid kangelasi teha? Ja see on raske. Kus üldse alustada? Ja ma annan sulle ühe lause, mida saad kaasa võtta, sellele mõelda. Järgmine kord, kui oled kangelane, ära ole seda üksi. Järgmine kord, kui oled kangelane, ära ole seda üksi. Võib-olla sa ei tee kangelastegusi, aga kui sa ühel päeval teed midagi väikest, siis ära tee seda üksi. Võta keegi kampa, tee 2 tee 3, ära ole üksi kangelane. Ja teine asi, mis mul oli südames öelda, oli see, et vahel me ei taha investeerida inimestesse, me ei taha teha kangelasi, sest me teame, et see lõpeb halvasti, et võib-olla see inimene lõpuks kolib ära, võib-olla ta vahetab kogudust või lihtsalt kuidagi lähen tülli taga ja ei ole enam seda klappi ja see töö justkui läheks raisku. Siis ei ole nagu motivatsiooni. Siis mõtle sellele, et kui sa panustad inimestesse, siis panusta sellepärast, et Jeesus panustas sinusse enne.
panusta inimestesse sellepärast, et Jeesus panustas sinusse ennem. Tee seda Jeesuse pärast. Kui kangelased on inimesed, kes ei otsi tänu, siis kangelase tegijana ära ka otsi tänu. Tee seda lihtsalt Jeesuse pärast. Jeesus on sinusse panustanud ja sellepärast panusta ka teistesse. Me palvetame ja siis me veel ülistame ja me lihtsalt täname. Tänu Jeesus selle eest, et sina oled tänasel päeval kangelaste tegija. Sa oled Eesti maa peal kangelaste tegija ja meie hulka tulevad veel inimesi, keda me täna ei oska ette kujutadagi, kellest saavad kangelaste tegijad, kes on ise kangelased, aga kellest saavad kangelaste tegijad. Ja ma palun, et sa täna midagi paned selle põlema selle sära, selle mingisuguse nööri, mis lihtsalt paneb meid ühel hetkel plahvatama, et Eestimaal kristlus võiks plahvatada. Jumal, ma ei oska palvetada ärkamist, aga ma oskan palvetada ärkamist meie südames, meie koguduste inimeste südames, et nad tõesti armastaksid sind esimese armastusega. See on ainukene asi, mis ma oskan palvetada, et sa avaksid meie südameid, Jumal. Et sa avaksid, Jumal, et sa tõesti näitaksid meile, mis sina soovid teha. Et me ei elaks egoistlikult oma rahale või oma ägedale elule või oma autodele või mis iganes asjadele, mis meid paelub, vaid me elaksime sulle. Ja Jumal, kui sina oled öelnud, et minge tehke jüngriteks kõik rahvad, Jumal, siis ma palun, et me võtaksime seda isiklikult, et me tõesti võtaksime seda isiklikult, et see ei oleks mingi kauge mõte meile, vaid me tõesti teeksime selle järgi. Jeesus, aitäh sulle. Aitäh sulle. Amen. Jeesus, ma tänan sind, et sa oled üles tõusnud. Täna on rõõmupäev. Mul on tõesti hea meel olla siin ja olge väga õnnistatud, kes te olete kodudes, sest Kristus on üles tõusnud. Me täna saame rõõmustada, et valgus on võitnud pimeduse ning arm on endiselt alles ja leitav kõigile, kes seda otsivad. Et ülistage koos meiega. Tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatus läheduses. Armas nii võrratu tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatus läheduses. Seesama Jumal on kõik võimas, vägev Jumal võib kõik raskused rõõmuks pöörata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal ning paneb tantsima oma armuga. Arm nii võrratu tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatus läheduses. Seesama Jumal on kõik võimas, vägev Jumal võib kõik raskused rõõmuks pöörata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armuga.
sind piisavalt tänada, kuid võin su kätel lihtsalt puhata. Ei saa sind piisavalt tänada, kuid võin su ligiolus elada. Ei saa sind piisavalt tänada, kuid võin su kätel lihtsalt puhata. Ei saa sind piisavalt tänada, kuid võin su ligiolus elada. Ei saa sind piisavalt tänada, et minu patud kandsid Golgata. Arm nii võrratu tõstis mind üles, andis mu elule tähenduse. Armastus mõõtmatu kannab mind süles, hoiab mind muutmatus läheduses. Seesama Jumal on kõik võimas, vägev Jumal võib kõik raskused rõõmuks pöörata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armuga. Seesama Jumal on kõik võimas, vägev Jumal võib kõik raskused rõõmuks pöörata. Seesama Jumal, kes on nii võimas, on rahu Jumal, mind paneb tantsima oma armuga. Läksid taeva, et sa ei jätnud meid siia üksi, vaid sa andsid oma püha vaimu. Keegi, kes on meiega koos alati, kelle poole me võime pöörduda kui kõige isiklikuma sõbra ja päästja. Püha vaim, sind palume, tule oma väega sa. Tule täida südamed, mis sind siiralt ootavad. Tule puhu tuulena üle meie jaame maa. Tule saja vihmana, ootab sind me puudne maa. Väega sa, tule täida südamed, mis sind siiralt ootavad. Tule puhu tuulena üle meie jaame maa. Tule saja vihmana, ootab sind me põudne lastena me. Palume, igatseme
janused, lastena me palume, igatseme, hüüame, kas ta meid saab vaimuga südameid, mis janused täida oma jõuga sa, kus end tunnen nõrgana. Anna julgust, palun ma, las kõik hirmud kaduda. Vajan õigeid mõtteid ma, südant puhtaks pestuna. Püha vaim, sind palume, tule oma väega. Lastena me palume, igatseme, hüüame, kas ta meid saab vaimuga südameid, mis janused, lastena me palume, igatseme, hüüame, kas ta meid saab vaimuga südameid, mis janused täida oma jõuga sa, kus end tunnen nõrgana. Anna julgust, palun sa, las kõik hirmud kaduda. Vajan õigeid mõtteid ma, südant puhtaks pestuna. Püha vaim, sind palume, tule oma väega. Lastena me palume, igatseme, hüüame, kas ta meid saab vaimuga südameid, mis janused, lastena me palume, igatseme, hüüame, kas ta meid saab vaimuga südameid, mis janused. Püha vaim, sind palume, tule oma väega sa, tule täida südameid, mis sind siiralt ootavad. Tule puhu tuulena üle meie jaame maa, tule saja vihmana, ootab sind me põudne maa. Tõstan silmad üles taevasse, ma tean, sealt tuleb abi minule. Ka siis, kui pimedus mind ümbritseb, ma tean, et Jumal sina valitseb. Ma tõstan silmad üle mägede, ma püüan samme hoida sinu teel. Ka siis, kui avastan end kraavides, ma tean, et Jumal sina valitseb. Ma kiidan sind, isa, sina valitsed. Ma kiidan sind, isa, kogu elude. Ma kiidan sind, püha Jumal, ole kõikvõimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka maa.
ilmad üle mägede. Ma püüan samme hoida sinu teel, ka siis kui avastan end kraavides. Ma tean, et Jumal, sina valitsed. Ma kiidan sind, Isa, sina valitsed. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu teel. Ma kiidan sind, Püha Jumal, ole kõikvõimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. Ma kiidan sind, Isa, sina valitsed. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu teel. Ma kiidan sind, Püha Jumal, ole kõikvõimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavest. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavesti. Ma kiidan sind, Isa, sina valitsed. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu tee. Ma kiidan sind, Püha Jumal, ole kõikvõimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka maal. Ma kiidan sind, Isa, sina valitsed. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu tee. Ma kiidan sind, Püha Jumal, ole kõikvõimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. Ma kiidan sind, Isa, sina valitsed. Ma kiidan sind, Isa, kogu elu tee. Ma kiidan sind, Püha Jumal, ole kõikvõimas. Ka täna valitsed nii taevas kui ka maa. Kiitus issandale. Kristus valitseb. Täpselt, Kristus valitseb. Mul tekkis ülistuse ajal selline pilt, et kui me näeksime visuaalselt seda, kuidas igast meie väikesest mokost praegu, kus me oleme oma kodudest, tõuseb kiitus taeva poole. See oleks nii kihvt, nii erinevatest linnaosadest ja samas see on kõik koos. Ja mida me veel saame nüüd teha koos, on palvetada, sellepärast et tõesti see ühispalve toimib igal juhul. See ehitab, see muudab reaalsust igal juhul ja see ei sõltugi sellest, kus me füüsiliselt oleme. Ja mul on sulle väike väljakutse ka. Kui sa tunned, et sa tahaksid millegi eest palvetada, siis vaata korraks, kes su ümber on. Võib-olla sul on kodus mees või naine või su väiksed lapsed. Need kõik on ehtsad palvekanalid Jumala ees ja sa võid öelda iga ühele neist, et kuule, äkki sa palvetaksid minu eest. See toimib ja ise palvetada teiste eest, sellepärast et seda me olemegi kogudusena kutsutud tegema. Ja teiseks, mis on tänase päeva sõnum,
sul on otseühendus Jumalaga. Sa võid tulla tema ette, nagu Ragnis rääkis, ta ei tundnudki veel Jumalat, aga ta hakkas paluma ja see töötas. Ja loomulikult, kui sa tahad, et me palvetaks laiemalt, sa võid saata meile ka moko@moko.ee ja me kindlasti võtame palvesse. Ja praegu me saame kõik olla ühiselt palves ja tänada Jumalat. Jumal, me tuleme koos su ette, me oleme koos su ees. Me täname sind selle eest, et sa tegid seda meie heaks. Et sa tegid seda igaühe meie jaoks isiklikult. Et sa olid valmis minema, võtma, kandma meie patud ja et sa tõusid ülesse. Jumal, me täname, et tänu sellele on meile kõik võimalik koos sinuga. Et tänu sellele on meile võimalik olla kangelased, teha kangelasi ja teada, et see kõik tuleb sinu käest. Sina oled andnud, sina korraldad ja me saame seda lugu jätkata koos sinuga, käia sinu tegudes, Jeesus. Ma õnnistan kõiki, kellel on raske aeg, ma õnnistan Jeesus Kristus sinu nimel. Need ajad on ajutised, need ajad saavad läbi. Ma tänan, Jeesus, et sul on lootust absoluutselt igasse olukorda, absoluutselt igasse olukorda. Jeesus Kristus, sinu nimi on suurem kui ükskõik mis olukord, kui ükskõik mis haigus, kui ükskõik mis mure. Jeesus, me täname koos, et me päriselt saame sinu nime kõrgeks tõsta täna. Ja see on kõikide asjade lahendus. Sealt algavad kõikide asjade uued teekonnad ja uus lootus. Kiitus sulle, Jeesus, selle koguduse eest, teiste koguduste eest, et täna saab sinu nimi kõrgeks tõstetud. Ja järgmistel päevadel ka, et kogudused kasvavad ja et usk teeb inimesi vabaks ja annab hingamise Eestimaal. Tänu sulle, Jeesus Kristus. Amen. Aitäh, et olite meiega tänasel pühapäeval ja nüüd saame minna koos edasi.